hea meel sind tervitada nüüd juba 3. nädala videos. Ja selles õppevideos me teeme siis sellele kaunile krõpppaberist roosile õielehed ja teeme ka päris lehed siis, mis lähevad õieni ümber. Ma olen juba eelnevalt välja lõiganud need lõiked lõikelehe pealt, et mis suuruses need siis olema peavad. Neid lehed ümber õie on vaja 1 ja lehti siis on vaja lausa 6. Nii, võtsin siit ühe jupikese krõpppaberit, ma vaatan, et kas mul jagub sellest, arvatavasti mitte, aga saame ühe osa nendest ära teha, et need lehed saame ära teha. Ma arvan, et peaks jaguma. Võib appi võtta loomulikult jälle klambri, et võid klambri panna siia lõikamiseks või siis võid ka panna siia üles, et hoiaks ilusti paigal kõike. Et lõikamine on sarnane sellele, kuidas õielehti siis lõikasime. Nii, selline riba jääb praegu alles. Nendest lehe lõikamisest. Lõikan siit siis. Lõikan selle siit pooleks. Unustasin lõigata siit selle pooleks juba ära, et see on lihtsam. Ja siis võid uuesti jälle selle sama siia peale panna lihtsalt umbkaudselt pikkuse mõõtmiseks, et sul peaks jääma natukene ka üle siit seda paberit. Jäi natukene üle, 2, 4, 6 tükki olemas ja need võime lõigata siit pooleks, kui sul jääb selline jupp ja panna need praegu kõrvale, et me pärast olen neid vaja. Nii. Võtan juurde ka krõpppaberit selleks, et siis lehed ümber õie välja lõigata. Et siis saab krõpppaber natukeseks ajaks kõrvale panna. Ma lõikan ta siit. Olemas. Kõigepealt ma võtan ja hakkan tegema neid lehti ja lehtede järgmine samm on umbes need 3 kaupa panna siia üksteise peale ja on vaja nad lõigata diagonaalis. Nüüd on kasutuses olemas jällegi nippe. Ma vaatan, mul on liimipüstol küüne peal. Selle võid välja lõigata. Jesus, ei taha mahagi tulla. Sorsi lõikamist ja kleepimist jälle. Palju. On kohe täitsa kinni seal. Vist sai näha. Ma alustan hästi. Nii. Kõigepealt alustame siis nende väikeste lehtedega, et ma panen nad 3 kaupa üksteise peale. Ja nad on vaja lõigata diagonaali pooleks, siit niimoodi. Võid endale teha nagu märkme, et näiteks panna joon laua peale ja tõmmata siit kriipsu. Aga otseselt selleks vajadust ei ole, et mida mina tavaliselt kasutan, on see, et ma panen siia klambri ja lõikan siit umbes. Nad ei ole väga suured ka, et ei ole väga keeruline. Diagonaali lõigata, et suurtemat puhul on. Kui sul tekibki üle selline nurk, siis ei ole mitte midagi hullu sellest. Et kõik lehed lähevad ilusti kasutusse. Lõikan ka need teised 3 ära. Et sa võid tõmmata endale siia kriipsu ette umbkaudselt, aga võid ka lihtsalt lõigata. Et sobib ka väga hästi nii. Ja järgmine samm on lisada nendele lehtedele siis raadid, et siit on natukene väike pusserdus. Nii, võid loomulikult liimi panna
pints läbi, aga võid ka kasutada sama pudelit. Kui sul on näiteks ostetud suurem pudel, et siis pintsliga on nagu mugavam seda kanda. Üks võimalus on veel, et sa võtad siit pudelit korgi pealt ära ja pistad siis selle traadi niimoodi hopsti sisse ja liim jääb ise külge. Natuke keerutan seda siin sees ja ajan natukene liimi rohkem laiali, et ta kindlasti kinni jääb. Nii, ma hoian teda küünega paigal, samal ajal kui ma siis teist lehe poolt siia peale panen ja surun hästi kõvasti. Ja sa peaksid suruma nii kõvasti, et sul tekib selle traadi jälg siia. Et siis on kindel, et ta jääb kinni. Ja pärastpoole siis, kui nad on ära kuivanud meil, et siis võib uuesti üle käia näppudega, et kontrollida igaks juhuks, et kas on korralikult kuivanud. Traadi mõõt on umbes 13 sentimeetrit, ma ei tea, kas see nüüd kaadrisse jääb, see on isegi peaaegu 14 sentimeetrit. Et komplektis on nad 13–14 sentimeetrit, et sellest pikkusest täitsa piisab. Et kui sul on natuke lühemad, ei ole ka hullu, hiljem ma näitan, et siis võib lihtsalt tekkida probleeme selle kokku kerimisel. Aga 13 sentimeetrit on selline väga hea. Väga pikka ma ka ei soovita, et siis sul jäävad need paksemad kohad väga peale. Surun ikka kõvasti, et liim läheks võimalikult laiali ja tekib mul siia selline triip, ma ei tea, kui hästi näha on, aga siit jookseb see triip. Ja panen ta kõrvale kuivama. Niimoodi teen siis lõpuni need kõik 6 tükki. Nii, seda ma vist unustasin mainida, et kui sa neid lehti kokku liimid, siis nad võiksid koostada nendest triipudest sellise V-tähe. Et siis on nagu see õige kuju ja see V-tipp peaks siis olema see, kust tuleb see traat välja. Et võid natukene sellele tähelepanu pöörata, et see, et seda sassi ei läheks, on kõige parem juba nad endal niimoodi ette sättida juba selleks V-täheks, et kui sa näed, siis siit jookseb triip ja siit läheb ülesse, et sellised veed tekivad siia. Et kui sa endal õiget pidi ette sätid, et siis ei teki seda probleemi, aga kui ma olen koolitusi teinud, siis on nii juhtunud, et traadi see pikem otsa tuleb siit poolt välja võtta teiselt poolt ja siis eks sa saad ikka kasutada küll, aga parem on, kui ikka tuleks, ilusam tuleb siis, kui on ikka õiget pidi. Et võid igaks juhuks jälgida, et sul ilusti see vee sinna tekib.
kokku liiminud, siis me läheme järgmiste lehtede juurde, need, mis lähevad ümber õie. Et see annab ka võimaluse siis nendel lehtedel siin kuivada, see PVA kuivuks ära. Kui sa liimid liimipüstoliga, siis peab tegutsema suhteliselt kiiresti ja võib-olla ettevaatlik, et kui sa siia liimi näiteks tuleb natuke rohkem ja surud, siis sa surud selle kõik kuuma liimi endale siia 2 näpu vahele ja see on päris valus. Et kuuma liimiga siis saab kiiremini, aga tal võivad jääda siis sellised munakesed siia vahele, et need ei näe kõige ilusamad välja. Ja kui sa PVA selle kuuma liimiga liimid, siis võivad ka siia liimi sellised tükikesed jääda, et need ka pärastpoole nagu ei jää kõige ilusamad, aga noh, sa saad need lehed siis, kus liimitäpikesed on jäänud, lihtsalt allapoole siis settida. Nüüd ma vaatan, et siit, kui sa vaatad, siis on natukene näha, et siit on vahe tekkinud, et võib lihtsalt näppudega jälle uuesti kinni suruda. Seda kinnisurumist me teeme natuke pärastpool ka, ma jätan, et peab kuivama. Nüüd aga lehed ümber õie, seda on üks ja mis ma teen on see, et ma venitan seda, et ma venitan teda umbes poole suuremaks. Kui siit mõõta, siis ta päris poole suurem ei ole, aga natukene pikemaks. Nii, ja ma murran ta pooleks. Üle poole siit sellised sälgukesed sisse, et arvan, et 4 sellisest täitsa piisab. 1, 2, 3 ja ikka siit äärest niimoodi. Tekkis 4. Nüüd, kui sa lahti teed, siis võid vaadata, et see jäi väga lai, siis selle laia osaga võid lihtsalt nii teha, et lõikata pooleks lihtsalt. Nüüd, kui sa saab venitades, sa võid siia sellised väiksed lood, aga ma juba venitasin seda luust palju, et siit seda loo varianti natukene tekib, et tõmbab siit natukene laiemaks. Ja teine asi, mis ma teen, on see, et ma keerutan need tipud niimoodi krussi. Et isegi kui sul on selline laiem, siis nad jäävad ikkagi teravad. Nii. Ja selline ta siis näeb välja. Nüüd sa võid katsetada juba, et kui sa hakkad teda siia ümber niimoodi sättima, et hoiad siit kinni, vaatad, kuidas ta tuleb. Ma arvan, et nii on isegi täitsa hea, et sobib hästi. Nüüd, kui sa selle krussi keerad, siis siia võib tekkida päris selline paksem koht. Et üks võimalus on lõigata siia alla sellised sälgud sisse, et ma näitan ka. Aga need sälge ei tohi nagu väga palju teha, väga suuri. Et võib samamoodi sellised sälgud sisse lõigata. Et see võtab sealt ülevalt siis lihtsalt seda materjali vähemaks, et ei teki sellist väga pakse kohta. Ja ka liimipüstoliga liimides võid olla ettevaatlik, et kui sa liimid, siis liimitutsakad võivad tulla suhteliselt paksud ja siis ega seal midagi väga muuta ei saa. Aga tekib siis selline kuju neile. Nii. Ma panen sellele siia liimi ja ma panen liimi siit üle. See on see koht, kus ta siis läheb siia pulga ümber ja panen siia ka veel. Nii. Ja hakkan teda suhteliselt vaikselt, et see paksem koht ka, kui sul tekivad sellised vahed siia, mis ei ole kõige ilusamad, nende paksemate kohtadega saab selle nagu ära katta. Et hakkan ta vaikselt siia järjest panema. Võib olla natukene selline mitte kõige mugavam ja võib mitu korda lahti hargneda, et pea vastu. Ja
ja siis tavaliselt kerin ta nagu natukene kõvemini siit ümber selle pulga, et fikseerida. Kui sul näiteks siit on näha, et on tekkinud sellest vahed, et sa võid sinna panna näiteks natuke liimi juurde, et ta siit alt näiteks hoiaks selle koha peidus. Et ma näitan ka siit, et on selline liitumiskoht, et seda väga näha ei oleks, et siis ma panin siia natuke liimi, surun, et ta siis kuivaks sinna kinni. Et muud kohad on nagu täitsa okeid. Ja nüüd ma jätan selle siit kuivama. Et ei jäänud kinni, siis võib uuesti suruda. Aga pealtvaates jääb ta siis selline, et õrnalt on nagu neid rohelisi tipukesi näha. Külje pealt näeb ta siis selline välja. Et päris korralikult. Laseme tal nüüd ära kuivada. Nii kaua tegeleme teiste lehtedega. Ja siis me natukene veel sätime neid lehti seal ümber. Nii, ja võtan siis ette need lehed. Et näppudega surun uuesti üle. Et tunda on, et ta on natuke juba kuivanud. See näiteks hüppas täitsa lahti. Aga tipp näiteks on juba ära kuivanud. Et traat siit surun peitu tagasi ja surun uuesti kinni. Et võid anda aega rahulikult kuivada. Ja vahepeal teha väikse sirutuspausi, kui sa oled juba pikalt siin istunud, et siis on hea ennast sirutada vahepeal. Tuua endale juua, et lihtsalt anda aega selle PVA siis kuivada ja võid natukese aja tagant jälle katsuda, et kuidas ta on. Et praegu tundub, et on piisavalt kuiv, et ma saan hakata talle kuju andma. Nii. Siin on näha, et on üleval natuke laiemaks, seda kõike saab parandada. Et ma lõikan ta siit kaares niimoodi, et ta loomulikult läheks selle joonega nagu kokku. Näitan ka. Ma lõikan ta siit ja siis ta loomulikult nagu läheb selleks üle. Ja teiselt korda samamoodi. Et kõik, mis siit üleval teavad, mis me meeldib alles, et siit ka on näha, et on väike jump sisse jäänud, et see on täitsa hea. Nii et ma alustan alt poolt ja lähen nagu loomulikult siia. Ja järgmine samm on see, et kõik roosilehed on sakilised. Ja selle jaoks ma lõikan natukene allapoole ja siis ma lõikan siit mööda seda joont. Tekivad siia sakid sisse. Et need oleksid siis sakilised. Nüüd, aga mul on selle jaoks ka sulle üks nipp, mida sa võid kasutada. Mul on sakkide lõikamiseks, ma võtsin välja siit paberi alt. Mul on olemas sellised siksakkäärid ja need on nüüd riide lõikamiseks mõeldud. Et sellepärast nad on ka nagu teravamad. Et sa võid vaadata ka, äkki sul on siksakkäärid kodus olemas või on lapsel kuskil sahtlis. Et ka mina olen ostnud koduekstrast ühed siksakkäärid, et nad küll ei olnud kõige teravamad, et kuna see krepppaber venib päris hästi, et siis ta vahepeal mõnes kohas venitas augu sisse, aga seda sai ilusti korda teha. Aga siit lihtsalt äärest minna nende siksakkääridega. Ja tekivad väga ilusad roosilikud siksakid ja väga kiiresti. Et kui sul on siksakkäärid olemas, ma väga soovitan. Ja siis selle kääridega osa võibki täitsa vahele, et tavaliste kääridega võidki koha juba nende siksakkääridega siit lõigata hoopsti. Sellised diagonaalid. Või mitte diagonaalid, aga siit niimoodi ümbert. Ja tekivad siis sellised sakid. Kui sul on võimalik, siis väga soovitan kasutada. Siksakkääre läheb palju kiiremini kui siis ühe kaupa. Ja siit vaatan, et ta on väga risti. Ma lõikan siit natukene vähemaks, et oleks lehekujuga. Nii, päris palju teksid. Eks ta läheb märjaks ja siis ta venib natukene rohkem, kui sa siin surutada, et siis surudki. Aga samas sa võid selle osa kätte, aga kui ei meeldi, siis võib ühe jätan ja teise võtan
lõikan ära, lõikan siit natukene. Nagu kõik siit niimoodi ülevalt lahku läinud. Mul ongi jäänud veel viimane leht siin. Aga kõik need iseäralikud tipud mulle väga meeldivad, kui nad tekivad. Et enamasti ma jätan need alles, et see on ka loodusele lähedane, et tekivad sellised pikemad tipud ja et nad on natukene krussis ja teistmoodi topelttipu poolt. Siit valin ühe ja teise lõikan ära, et väga ilus. Me ennem jätsime alles sellised ribakesed, et nad on umbes 2 sentimeetrit. Nad ei ole küll saanud väga sirgelt. Aga ma soovitan kõigepealt sul need lehematerjalid välja lõigata ja siis võtta ka kõik, mis üle jääb. Et siis sellest osast lõigata siis neid ribasid endale, et me katame kõik need rohelised otsad ära. Eelmises küsimuste-vastuste videos ma rääkisin sellest ka, et kus neid traate saab, et võid vaadata käsitööpoodidesse ja võid vaadata ka tööriistapoodidesse, et ma vaatasin, et sidumistraadina on ta seal kirjas, et sealt saab ka või siis näiteks kui sul on elektrilisi juhtmeid on kodus, et siis neid juhtmeid saab seal plastiku sealt ümbert ära võtta, siis saab neid ka kasutada alternatiivina. Nüüd ma panen siia natukene liimi, see on üks sakk jäänud. Et ma panen siia natukene liimi ja sa ei pea katma nagu terves pikkuses ära, aga võid ka näiteks poole peal ära katta siis selle rohelisega. Aga kui sa juba kerima hakkad, siis eks sul on mugavam kiritada veits lõppu. Ma annan talle natukene aega kuivamiseks. Selle alumise osa ma juba kerin vaikselt siia traadi ümber ja sõrmede vahel siis hakkan ta keerutama. Ja diagonaal on umbes selline, et kui sa hoiad väga püstis, ta tuleb paksem, kui sa hoiad niimoodi, siis ta ei pruugi ära katta. Et niimoodi on täitsa hea. Lihtsalt niimoodi näppude vahel siis kerid, võid 2 kätt kasutada ja võid ka 1 käega kerida. Ja siis siit lõpus lõikan ära natukene ja panen siia liimi, et kindlasti kinni, eks liimi ei pea palju panema. Nii. Ja nüüd on siis vaja kõik need 6 tükki siis ära katta. Kui sul saavad need ribad otsa, siis need ribad siis saab siis lihtsalt juurde lõigata. Aga jah, vaatad sa siis kõigepealt oled kõik oma lehed ära lõikanud, et muidu sul lehtede jaoks ei jagu piisavalt krepppaberit. Et seda just nendele, kes on komplekti tellinud, et jaguks kõigeks ilusti, et komplekti on küll korraliku varuga pandud seda rohelist. Jagub ilusti, kui targasti siis lõigata. Soovitan ennem nagu niimoodi pikaks ära tõmmata, et sa võid ka proovida niimoodi kerida, et sa ei ole teda pikaks tõmbanud, aga siis sa pead samal ajal, kui sa kerid, seda ka sõrmede vahel nagu venitama, et lihtsam on, kui sa juba kohe alguses pikaks venitud. Nüüd vaatan, et tuli lahti. Ma kerin ta lõpuni ära, et kui sul jääb ülevalt nagu natukene puudu, et siis võid lihtsalt seda ülesse poole lükata. Tähtis on, et taht ülevalt poolt oleks ilusti kaetud, mitte nii väga altpoolt. Ja siin selle kerimise puhul harjutamine teeb meistriks. Et mida rohkem sa harjutad seda kerimist, seda lihtsamaks sul järjest läheb. See on nüüd natukene laiem kui sentimeeter, et see on just 1,2 või 1,3. Aga saab ka väga hästi sellega.
alt sealt krussi läheb, ei ole ka midagi hullu. Ei jõudnud veel kinni jääda. Kohe tunduvalt palju paksem tuli sealt. Vist videost väga näha ei ole, aga näppude peal on tunda, et tuli kohe korralikult paksem see jämedamaga. Siit sai otsa ja ma lõikan siit seda riba juurde, et lõikan umbes sentimeeter. Kui sa oled valmis ostnud endale floristi teipi, siis loomulikult võid sellega ka, et selle floristi teipil eraldi liimi ei ole vaja, ta ise liimub. Pärastpoole, kui sa oled lõpetanud, liimuvad ka su näpud, et ta teeb ka kõik näpud liimiseks. Aga liimimiseks on ta tõesti mugav, et sa võid, kui sa krõppapaberit lähed ostma lehtedeks, siis sa võid võtta floristi teibi kaasa kõigepealt ja vaadata, milline krõppapaber läheks sellega kokku, et muidu see värvivahe võib tulla päris suur ja siis ta nagu ei näe lihtsalt hea välja. Siia tekkis üks paksem koht, aga ma võitsin selle siia ära. Et floristi teibiga on kindlasti lihtsam, kuna ta ise liimub, aga jah, see värviprobleem võib tekkida, et see värvivahe tekib. Kui ma olen siin näinud, siis põhiliselt on selline hästi heledam roheline ja siis on hästi tumeroheline, et nad väga hästi ei lähe krõpppaberiga kokku ja sellepärast mina eelistangi seda varianti siin. Ongi veel kohe juba viimane valmis. Järgmine samm on need panna kolme kaupa siis kokku. Et mida sa võiksid jälgida on see, et kuhu sul see lehe tipp, kui ta läheb allapoole, siis see pool läheb ülespoole. Kui sul mõnel võib olla näha siit traati, siis ma need sätiksin ka nagu allapoole, et nad väga hästi nagu näha oleks. Ja võid visuaalselt ka vaadata, et mis lehe pool nagu ilusam on. Et selle siis, näiteks sellel on siit näha traati, et selle ma panen allapoole. Ja siis samamoodi lähevad kerid nad siis lihtsalt kolme kaupa kokku, et paned siia natukene liimi. Ja siia ümber sellist laiemat on juba natuke lihtsam kerida kokku, et ei ole nii palju möllamist. Koos, siis ma ülemise tõmban ühele poole ja alumise tõmban teisele poole keskmiselt ja siis võid siit talle natuke koju anda, et ühtepidi või teistpidi teda niimoodi väänata. Ja kui sa paned roosi külge, siis saab teda veel rohkem nagu sättida, nii nagu sulle meeldib. Et siis ma vaatangi, et kas kuskilt on traati paista, et need pooled allapoole panna või siis tipud, kuidas on. Et nii sobib väga hästi. Ja kerin kokku. Selle samamoodi ühe tõmban ühele poole ja teise tõmban teisele poole, keskmiselt on keskele ja siit saab natukene näiteks painutada neid allapoole. Nii. Ja selle videoga olemegi valmis, et selles videos me siis tegime
valmis õie ümber minevad lehed ja siis 2 paari siis varre ümber minevaid lehti. Ja juba järgmises videos ma näitan sulle siis, kuidas me oma roosi siis kokku paneme. Tšau!